No nii, kuulge, tere sõbrad! Tore on siin näha nii palju mulgi hingega inimesi ja mulgi keelt rääkivaid inimesi. Alustame meie esimese Mulgimaa loo sarjaga. Mina olen Jaanika Toome ja tegelen Mulgimaa peremängu eestvedamisega ja oman ka Facebooki lehte Kirglik avastaja. Ja just see Kirglik avastaja on mind toonud siia Mulgimaale neid mulgilugusid avastama. Ja Katiga oleme ammused tuttavad, rääkisime, et tahaks hullult teada erinevaid lugusid ja siis, et no miks mitte alustame. Helistasin ühele mulgile ja teisele mulgile ja nii mõnigi mulg ütles, et no mis tast ikka rääkida, kõik ju teavad, on ju, siuke tüüpiline mulgi nali, eks ole, et kõik ju teavad. Aga õnneks Kaja, kes meil täna siin ütles, et jaa, et ikka teeme ära. Nii et täna on siis Kaja selline mulgi ülevaatlik tund, et võib-olla nüüd Kaja saab endast rääkida, siis igaüks korra ise ütleb ka, et kes ta on ja miks ta on. Et Kaja, räägi nüüd sina endast, mis sa täna meile rääkima hakkad? Natukene suke väike iseloomustus. Ja, tere! Kaja Allilender. Praegune töökoht on Eesti Rahvakultuuri Keskus, regionaalosakonna juhataja, aga tegelikult olen täpselt 4 aastat olnud Mulgikultuuri Instituudi juht ja juurtelt olen Taagepera kandi Helme kihelkonna mulk, nii et teada on juured ema poolt aastani 1716. Et ma ikka alati naeran, et kui tahate mulgi näha, vaadake mind, rohkem pole vaja. Kus rohkem mulginaine on. Sa võid kõnelda mulgikiilt ka, kui sa nagu vaatame. Mul muideks ettekandena on ka, tõsen poolen on raasike mulgikeelen kah, aga ma arvan, et kui me kõike kõneleme, seal on säänsed spetsiifilisi sõnu, mis tollel aales kõneldavil ja ma ei ole kindel, et ma väga seal olen. Nii et ma arvan nõnda, et seal, kus on see Uvempa A-lugu, siis seal ma kõnelen raasike rohkem mulgikeelen, aga põhiasja tuleb eesti keelen. Just, nii, kuulge, aga teeme väikese ülevaate ka, et kes meil siin ikka täna on, et siis teab Kaja ka, kellele ta räägib. Et ma ütlen, kes ütleb, ma ütlen siit järjest niimoodi, et ma tea, Andet küll, Ande, nii, paar sõna, kes ja kust sa oled? Ja, tere, olen Ande ja Mulgi peremängus oleme siis Paistu kirikuga olnud paar korda ja väga vahva on olnud. Aga võib-olla igaühele, miks sa täna siin oled, mis su nagu eesmärk täna on või miks sa siia tulid, mis su eesmärk on? Mulle meeldib lugusid kuulata, aga jutustamisanniga mind ennast ei ole õnnistatud, nii et ma hea meelega kuulan lugusid ja Mulgimaa teema on hingelähedane, koduloo uurimine ka, et Mulgimaa on väga rikas, et tegelikult kõik see hariduse teema ja suured valgustajad on ju siit pärit ja siis need mõisad ja mis teil seal olid kõik. Vest võib võtta juurde ja koolid, sest kooliharidus on ju väga tähtis mulgile olnud. Ja loodus on väga kaunis. Ma olen siin Tilli Kadastiku ääres elan. Et sellepärast olen, et teiste lugusid kuulata. Aitäh! Et ette võtsid. Ja, nii, Kati, kes oled ja miks oled? Mina olen Kati. Praegu teeme Jaanikaga koos Mulgimaa peremängu, mina teen kodulehte. Meil varsti tuleb, meil on tegelikult peaaegu on valmis Mulgimaa peremängu koduleht, aga et see on siis väike reklaam, varsti siis teeme ta päris avalikuks ka. Et muidu on see põhiliselt ikkagi mängu ajal avatud, et seal on siis need mängupunktid ja kuidas mängida ja kõik nii, aga me tahame, et see oleks ka üks selline koht, mis tutvustab kohti Mulgimaal, kuhu minna ja mida teha ja ka neid kohti, mis on siis avatud aasta ringi. Et mõned Mulgimaa peremängu kohad on sellised üks kord vaid, et nüüd kas tuled nüüd või jääd igaveseks ilma, aga mõned kohad on meil ka aasta ringi külastatavad. Ja siis eelmine aasta tegin ise ka oma kodus, tegin ühte Mulgimaa peremängu punkti. Oli väga vahva. Inimesed võtsid kartuleid, võtsid mul peaaegu pooled kartulid üles. 2 sõna veel. Kõik. Ja siis aitan ka Mulgikultuuri Instituudi juures teha Mulgimaa turismistrateegiat. Nii, Kristi on mul järgmine. Tere, mina olen Kristi. Praegu Mulgikultuuri Instituudis mulgikeele ja kultuurispetsialist ja ikka laseme liugu selle suure töö peal, mis Kaja tegi ära Mulgikultuuri Instituudi kodulehe tegemisega, et sellist tohutut materjali hulka ei ole enne ega pärast keegi kusagilt jõudnud üles panna ega läbi töötada. Ja sellepärast olen kindel, et Kajal nagu rohkem infot ja teadmisi, et mina ei ole nende surnud meeste ja selliste mõisnike ja selliste asjade osas väga pädev,
aga kuna ma teen ka Mulgimaa reise ja räägin Mulgimaast ja keelest ja kultuurist, et siis seda infot on tegelikult kogu aeg vaja, et võib-olla ikkagi saab täna mõne täiesti uue põneva infokillu. Just õige. Nii, Elina on mul siin järgmine. No tervitus Soomest ja peab ütlema nagu Kaja, et ringiga olen tulnud tagasi Viljandimaale 20 aastat tagasi, olin ühe turismitalu perenaisena ja nüüd ma olen siis pean oma pensionipõlve Viljandi Laideneri platsil. Aga hetkel, sa ei ole hetkel Viljandis või oled või? Ei ole, ikka Soomes. Ikka Soomes. Korona olukord on Eestis selline, et ei julge tulla. Ja põhihuvi on selle tõttu, et kui alati ükskord giid, alati giid ja peab oma teadmisi laiendama. Aitäh, Elina. Nii, Lea on mul järgmine. Nii, mina olen siin, kõigepealt tere, mina olen selleks siin, et giidina ka oma silmaringi laiendada, rohkem nagu Viljandi giid, aga vahetevahel on vaja ka ringi sõita ja kuna ma olen erialalt ajaloolan, ajalooõpetaja, siis selge see, et surnud mehed huvitavad mind, mõisad huvitavad mind, aga loomulikult huvitab mind kõik see, mis tänasel päeval Mulgimaal on. Ja tausta ma olen selline ikkagi Viljandis elanud läbi oma elu, aga minu isapoolsed vanavanemad on pärit sealt Tarvastu ja Pahuvere ja sealt kandist. Minu vanaema rääkis küll kirjakeelt, sest tema oli sellises peenes gümnaasiumis Viljandis käinud, aga ma kuulsin tema naabrinaiste ja kõigi teiste käest alati mulgi keelt, need üldiselt. Ma tunnen ise, et ikka mingi 70% ma saan aru sellest keelest, aga on veel arenguruumi muidugi. Tore, aitäh, Lea. Nii, Annika, kas saab ka rääkida? Annika koorib kartuleid. Võta mikrofon maha. Mikrofon peal, jah. Ja mina ei saa tema mikrofoni maha võtta. Ta peab ise võtma. Ise saab. Ja võib-olla ta, vaatame, las ta siis olla. Nii, kuulge, aga igatahes jah, aitäh kõigile, kes te siin olete kuulamas ja aitäh muidugi Kajale, kes meid siis niimoodi vaikselt siin ree peale hakkab sättima. Et nüüd on see, et Kaja, kas sa saad ise oma ekraani jagada, eks ju? Ma loodan, et mul on see õigus ja ma ikka loodan. No vaatame, ma loodan ka, et sul on see õigus. Et ma saan seda teha. Ja siis ma tulengi share ekraan. Kas me saame materjalid hiljem kätte? Ma arvan, et slaidid ikka, mis sa Kaja mullegi saatsid, on ju? Muidugi. Just. Ja see ka veel, et võib-olla kui kellelgi on mingeid küsimusi ja Kaja räägib ja hetkel ei saa kohe küsida, siis sinna chati saab alati juurde ju kirjutada, on ju, et sealt või kellelgi on siuke, kui kõik hakkavad siin kolmekesi rääkima, keegi tahab midagi öelda ja ei saa öelda, et siis vabalt sinna chati saab kirjutada, ma arvan. Nii on. Ja iseenesest näeb ja, et need kõrvaljooned, kas sa need saab midagi, kõrval on ka need slaidid, aga põhimõtteliselt. See on minule endale hea, et ma näen. Sellepärast ma loodan, et te näete siis, on ju. Kuulge siis Kaja rääkima ja kes tahab, see küsib, ma ütleks selle peale, on ju? Jah, kuigi kui kogu aeg vahele küsitakse, siis see katkestab mõttelõng ära. See on natukene niimoodi, et et võib-olla siis ka slaidi lõpus või miskit, et kui kohe vahele küsida palju, siis see mõttelõng võib katki minna. Okei, no proovime. Vaatame, kuidas ta läheb. Ma lihtsalt ütlen ära, et kui meil on siin ajalooõpetaja, et mina olen hariduselt geograaf. Ja teadusmagistrikraadiga küll, aga ikkagi geograaf. Nii et täna räägin mulkide ajajoonest, aga ma julgen sellele tugineda tõesti sellele ajal, mis ma siin 4 aastat töötasin. Nii et ma loodan, et me saame sellise mõnusa 200 põhimõtteliselt käime läbi 200 aastat. Täna. See Mulgimaa kaart on kõigile vähem või rohkem teada. Ma otsisin ka uut kaart ja mingid muid need on, uhked regiokaardid, aga selles mõttes on see kõige parem, et siin on need kihelkonnad välja toodud, need vanad head Viljandimaa kihelkonnad, mis praeguseks on tegelikult Viljandimaast on ära lõigatud siis Helme kihelkond ehk Tõrva vald, aga ma millegipärast olen üsna seda meelt, et kunagi juhtub see taas, et me oleme uuesti Viljandimaa. Ja mina, kes ma olen ka tegelikult Helme kihelkonnas terve elu juured, nagu mõtlesin, aastani 1716 siin Taagepera kandis, siis terve elu, ma küll läksin ära 15-aastaselt Tartusse kooli ja nii edasi, aga see tunnetus Valgaga ei seo meid mitte miski. Kogu aeg on olnud kas Tartu
Tõrva või Viljandi on need suunad, kuhu minnakse, aga Valga ei ole. Nii et kuigi me oleme praegu Valgamaa juba aastast 1920, et 100 aastat on ju, siis kuskil on selle emapiimaga kaasa antud, et see Helme kihelkond, see Tõrva piirkond, see on ikka ajalooline Mulgimaa ja Viljandimaa, kui üldse olla saab. Aga see on liiga suureks läks. Nii. Aga kui me nüüd räägime sellest ajast, nagu ma ütlesin, et 200 aastat läheme tagasi, siis me jõuame aastasse 1816. Mul on pandud sidekriipsuga 2 aastat. Üks on see, kui seadus vastu võeti ja teine on see, kui nad avaldati. Et need on hästi olulised asjad, need talurahva seadused, sest tänu neile hakkasid toimuma sellised pärisorjusest vabanemine. Ja säilis küll teoorius, aga tuli raharent ja see on see, mis põhimõtteliselt viis nii-öelda lõppkokkuvõttes meid kapitalismi ja sealt lõpuks sotsialismi ja nüüd meid on siia jälle tagasi ringiga toonud. Aga järgmine 3. talurahva seadus, isegi kohati 4. võib ütelda, mis on hästi oluline meie jaoks ja mulkide jaoks, eriti on aastal 1849. Need maa jagati sellega siis Vene keisririigis mõisamaaks ja talumaaks ja sai nagu selle seadusega loodi eeldus talude päriseks ostmiseks. Enne seda põhimõtteliselt oli ikka väga raske teha. Kuigi see 1819 seadusega tuli raharent, aga sisuliselt oli nagu reaalelus oli seda väga raske ellu viia. Kuigi ka nüüd, ka see 1849 seadus, ikka see sõltus suurel määral mõisniku tahtest, et kas ta tahtis oma omanduses olevaid renditaluseid müüa või mitte. Aga see, mis see tegelikult hiljem kaasa tõi, et see on tegelikult täiesti ühiskonna nagu suure muutumuse. Ja enne kui me läheme veel edasi, on üks teema, millest see peab ka rääkima, on palvekirja liikumine. See oli just 10 aastat pärast tegelikult siis seda talurahva seaduse vastuvõtmist, mille algatajaks olid Paistu kihelkonna ja Pulleritsu kooliga, mis oli rajati 1833 Olstre kanti ja Olstre kooli põhimõtteliselt eelkäija, kus tuli väga palju tuntud inimesi sealt nii koolijuhtidena kui ka hiljem õpilastena välja, et selles mõttes väga legendaarne kool oli see palvekirja liikumine. Ja kuna Johann Köhler, kes oli ka Viljandimaalt, oli Saksa või Vene keisririigiga väga tihedalt seotud Vene õukonnaga, siis tänu temale said need Viljandimaa mehed kokku, nii et meie need Paistu kihelkonna mehed, Adamsonid ja Petersonid ja Jakobson ja said tänu Johann Köhlerile siis selle Aleksander II ka selle palvekirja lõpuks üle antud. Ikka selleks, et Ma kilkan ka korra vahele siia. Minu esiisa oli nendest, kes selle palvekirja edasi viis. Hain Henno oli minu vanaisa isa. No vot, et see oleks seda juurde panna. No nüüd on juures. et ühesõnaga, et saada igal juhul veel paremaid rendihindu ja teoorius tuleks üldse ära kaotada ja eesti keele kasutamise laiendamist. Et selles mõttes seda ühelt poolt ka loetakse, miks see nagu hästi oluline on, et see on nagu aluseks ka sellele, et kogu see esimene ärkamisaeg on vähem või rohkem ka siis selle palvekirja liikumisega seotud, et juba sealt me leiame siis selle siit piirkonna inimesed. Ja kui me nüüd jõuame selle talurahva seadusest, millest me rääkisime tagasi, siis esimene talu, mis üldse kogu Eesti ja Liivimaa kubermangus osteti, oli 1843 Abja mõisas. Siis osteti Georg Stackelbergilt Losueppu 3 hobuse talu. Ja see on siis nagu kõige esimene, mis tegelikult osteti renditalust ära päriseks. Aga suurem talude ostmine algas ikka 1853 ja see hakkas jälle siit samast Mulgimaalt Hallistest, mil see nõnda nimetatud hullparun, Abja hullparun Reinhold von Stackelberg müüs korraga ära 25 talu ja järgmisel aastal veel 4 talu. Tal olid lihtsalt rahaprobleemid.
ja nagu te näete, siis paarikümne aastaga osteti Halliste kandis juba päriseks väga ruttu hästi palju suur osa taludest. Ja kui me vaatame, pärast on ka mul kaart selle kohta, me näeme, kui me näiteks Hallistes oli ostetud 95% päriseks, siis Eestimaa kubermangus kõigest 5,5%. Et näete, missugused skaalavahed üleüldse on ju. Ja kui Liivimaaga võrdleme, ikkagi olid väga suured käärid ja suured vahed. Aga ma nüüd ikka küsiks selle. Ma ei taha, et sa küsid. Küsi pärast. Sest ma tead, sa mul läheb niimoodi, jookseb mõte ära, et ma ei suuda rääkida. Anna andeks. Ma ei ole õpetaja. Jaa, ma kirjutan siia. Mul on ma kirjutan siia. hästi kehva rääkida. Okei, räägi. Seda enam, et sa salvestad praegu. No näed, mul juba praegu hakkas mõtteling kinni jooksma. Üks oluline etapp veel oli sellel ajal Köstrimäe konverents. Ma ei tea, kas teist keegi on sellest kuulnud. Me möödunud aastal tähistasime siin Helmes seda 150. aastapäeva. Helme Kihelkonna kooli õpetaja Köster oli Andreas Erlemann ja tema juurde juulis 1870 kogunesid siis tolleaegsed kogu Eesti rahvuslik eliit, võiks ütelda. Jakobson, Hurt, Jansen, Koidula, Hugo Treffner. Need on need tõeliselt suured nimed, kes tulid siia meie Helme Kihelkonda, et pidada maha selline rahvusest veelestatud, tegelikult nad ei ütlenud seda konverentsiks, et konverentsi nimetus on tulnud hiljem, koosolek. Ja vot sealt on tulnud see Jakob Hurda, et me ei saa Eesti rahva püsima jäämisest rääkida mitte rahva arvult, vaid vaimu poolest, et me oleme suured. Ja see öeldi välja esimest korda siin samas Helme Kihelkonnas Mulgimaal. Ja selle kohta on Jakob Hurda kõned, mis on nagu ilusti trükis ka ilmunud, need on päris mitmel pool kirjutatud ka. Ja selles mõttes on see Köstrimäe konverents hästi oluline ja kui me nüüd 2020 pidasime 150. aastapäeva, siis me käisime selle maja varemete juures, maja loomulikult enam ei ole. Ta 44. aastal oli siin hästi, kui kirik läks ka see Köstrimaja, aga põhimõtteliselt see koht on ilusti tähistatud ja sinna saab juurde minna. Meil olid puhkpilliorkestrid ja kõik olid sinna kohale tulnud, et see on nagu hästi oluline, sest seda Jakob Hurda lauset kõik teavad, et Eesti rahvas ei jää püsima näite rahva arvu, vaid vaimu suuruse poolest, aga see siis samast Mulgimaalt peri on. Ja üks asi veel siia samasse aega, mis sellel ajaperioodil 19. sajandi teisel poolel oli ikka see Ameerika kodusõda ja sellest on päris palju räägitud. Isegi Hans Väre, Sakala peatoimetaja tänases päeva kommentaaris Vikerraadios räägib just seda lugu, et kuidas väikesed mitte liblika tiivasi löök, aga kuidas üks asi võib mõjutada niimoodi hoopis teisel pool maakera, et oli Ameerika kodusõda ja operatsioon ei saanud enam puuvilla, aga see oli ju purjelaevade suur aeg ja tuli leida nii-öelda, et kuidas seda purjelaevad saaksid ikkagi meredel seilata ja selleks sai siis lina ja mulgid, kes olid usinad ja lina kasvas hästi ja oskasid seda situatsiooni ära kasutada, tegidki selleks oma rikkuse aluse. Ja see linanõudlus tekkis ja kasvas ääretult, sest üks oli see, et see Ameerika kodusõda, aga pärast need probleemid, mis kogu selle asjaga tekkisid ja kogu see süsteem oli ju seal uppi löödud. Nii et tegelikult see on aidanud kaasa siia sellele nagu üsna palju sellele mulkide rikkusele ja ma olen siia pannud just ühe suure siukse purjeka, issand, see on tormilind äkki või? Ja ma ikka naeran, et ma ei imesta, kui see on Mulgimaal tehtud linast. Purjede all sõidab praegu sellel pildil vähemasti. Ma ei tea, aga unistada ju ikka võib. Ja siis on Baltische Wochenschrift, Balti nädalakiri aastast 1866. Siis me rääkisime veel rohkem ikkagi nagu Viljandimaast, aga Lõuna-Viljandimaast. Jõukad Viljandimaa talupojad levivad. Seal, kuhu nad tulevad, saavad neid ühiskonna eeskujulike majapidamiste rajajad ning tõuseb jõukus. Ja siis siin on meie kandist on paar niisugust, üks geograaf doktorikraadiga ja Lust siis ajaloo doktorikraadiga, kes on ka Mulgi juurtega mõlemad, nad on kirjutanud hästi palju toredaid artikleid siit Mulgimaaga seotud teemadest. Ja just see Lust kirjutabki 2014, et just nimelt, et see, kuidas hakkas see taluostjate ränne siis pihta
kui oma 5 kihelkonnas enam maid ei jagunud, siis sellist rännet, nii-öelda taluostjate rännet ei ole üldiselt terves Eestis põhimõtteliselt võrrelda, kui ainult siin selle Viljandimaa ja Lõuna-Viljandimaa ümber. Ja kui me vaatame kaardi, see on Mart Laari teksti, minul on kuskil võetud, talude päriseks ostmine aastaks 1881. Et kui me rääkisime, et kõige esimene talu müüdi 43, siis 1853 hakkas üldse see talude, eks ole, ostmine suurelt pihta ja siis kuskil 25-26 aastaga, nagu te näete, siis Mulgimaa siin all kaardi peal on põhimõtteliselt päriseks ostetud talud juba 80–100% ja kui te vaatate muud Eestimaa kaardi, siis on see ikka uskumatult väike arv, eks ole. Ja aga mis see kaasa tõi? Ühelt poolt loomulikult see tõi ka väga palju negatiivset kaasa, aga see tõi ka selle kaasa, et lapsi sai kooli panna ja kui me jõuame pärast hiljem Eesti esimese vabariigi aega, siis ma räägin sellest lähemalt, mida see siis kaasa tõi, et ühesõnaga, et talu osteti päriseks ja sa tundsid ennast peremehena ja siis oli sul mõtet nii-öelda selle nimel rügada. Ja muidugi siis me jõuame meie esimese mõisaomanikuni siin, Mats Erdelini, kes on maetud minu Taagepere kalmistule, kus on minu ema ja vanaema ja kõik minu lähedased. Ja ta ostis selle siin samas Helme kihelkonnas küll Roome mõisa pandikirjad, aga tema poeg ostis ta siis päriseks välja ja oli esimene Rüütli mõisa omanik siis. See on natukene, ütleme, tõrvas sõita Valga poole välja, mõni kilomeeter, et sealkandis. Ja tema on maetud meil siis siia Taagepere kalmistule, see Mats Erdel ja tal on oma kabel, aga tema lapsed, tema vana Erdel jäi igavesti mulgiks ja sellest on räägitud lugusid, kuidas ta läks oma poja juurde mulgikuues ja pasteldes ja poeg ei tahtnud teda ära tunda, tema läks põhimõtteliselt, et tema oli ikka vana põhimõtetega mulk ja pojal oli häbi, et tuleb mingisugune mulgikuues ja pasteldes vanamees, et lapsed saksastusid ja läksid ära Saksamaale 39. aastal, kui see võimalus avanes. Ja selle nagu kokkude võtmiseks veel, et nagu on, et pildilt ka nägime, et 25-30 aastaga, see on tegelikult päris lühike ajaperiood, siis kui sul ennem üldse võimalusi ei olnud talu päriseks osta, olid ainult, kas kõigepealt oli pärisorjus ja siis olid renditalud ja siis sa said päris omanikuks, siis tegelikult tegi see sellise hästi kiire tõusu ja päris mitmed niimoodi teadlased on öelnud ka, et see just nimelt see Halliste ja Abja kant on sellega seoses nagu Eesti kapitalismi hälliks võib põhimõtteliselt nimetada. Üks oli küll linakasvatus, aga see ei olnud ainult puhas linakasvatus, sest see tõi kaasa omad probleemid, sest lina kurnas maa väga-väga ära. Ja ega seda üle 2-3 aasta ühe koha peale ei saanud kasvatada ja siis tuligi see mulkide see rände koha pealt ja tuli leida mingiks perioodiks hoopis mingisugune muu tegevus, et kogu tegelikult karjakasvatus ja kõrsviljade kasvatamine, et me räägime küll, lina oli see, mis selle rikkuse tõi nagu äkkrikkuse, aga laias laastus oli ikka kogu siuke maapõllumajandus või maamajandus, kogu oma karjakasvatuse ja kõrsviljade kasvatamisega see, mis selle siis nagu heaks tegid. Ja kui mulkidest üldse, millal selles rääkima hakatakse, siis järgmisena me räägimegi kohe varsti ka mulginimest. Et see hakkas sellega pihta, nagu ma ka eespool ütlesin, et ühel hetkel hakkasid need talud hakkama otsa saama ja olid perede teised ja kolmandad pojad ja need talud, mis siis olid siin, olid ka piisavalt kallid. Aga kuna teised piirkonnad olid suhteliselt vaesemad ja siis olid ka need talud ju seal odavamad, siis hakkasid need teised ja kolmandad pojad minema nii-öelda naabervaldadesse ja naabermaakondadesse. Ja eriti on teada näiteks kavastus ju, et kas 27. aastal on üks etnograaf teinud seal niimoodi uurimisi ja ütleb, et ta ei saa sealt ühtegi nagu sealt Tarvastu murdes ega mitte Tarvastu, vaid tähendab Tartu murdes ega mitte midagi kätte, sest seal on kõik mulgid ja kõik kõnelevad mulgikeelt, et seal on ainult mulgid tulnudki kohale, et peaaegu niimoodi nii-öelda mulgistunud.
ja samamoodi on ju tegelikult nagu see nali, et kui ujus üle Emajõe on ju, et siis on, mis siis oli, et kui ära uppus, oli õnnetus ja kui üle sai, oli katastroof. Miks see oli katastroof? Sest siis ta tuli ja ostis need talud ära, on ju. Tartlane leidis, et tal on see õigus, aga tas ei olnud ka niisugust jõudu ja nutti ja öelda, et kuule, et ma ostan ise või võtan kas või laenu või töötan rohkem ja ostan ära, aga mulk töötas ennast niimoodi, et küüned lihal verel ja ostis selle talu ära ja siis loomulikult tekib viha ja trots, eks ole. Nii et selles mõttes sealt tuli nagu palju sellist vimma ka, on ju. Ja selleks just nimelt, et seda maad ja talu osta, selleks tuli väga palju tööd teha ja siis saigi muidugi loomulikult sai mulgist rikkuri ja ihnuri võrku ju. Ja Kitsberg selles oma Mogli Märdi kaudu seal Kauka jumalas räägib sellest ka väga hästi. Et eks sa seal tõetera sees ka oli, et ega siis noh, nagu seegi nali, et tehakse ahju tuld ja see tuleb hea soe. Ega siis sooja ei saa raisku lasta minna. Loomulikult oli siin ühe paja toit siis panna, on ju. Või toit ahju, seepärast, et soe on korraga. No mis sa lased tast raisku? Seal on mitu asja korraga. Saad sürve korraga, ise ei pea vaeva nägema ja soem kahvel, on ju. Et noh, et sellised tegelikult elulised ja sellised praktilise meelega ja sellised nutikust tuli nagu igal poolt. Aga kui sa ise nii osav ja nutikas ei ole, siis sa tahad ikkagi ka võib-olla natuke nagu niisugust alvustavat võib-olla ütelda vahest. Ma panen tule põlema, muidu on mul nagu tont kohe. Nii vist on parem. Viisakam teiega. Aga seesama just nimelt see lust, see ajaloolane ja see geograaf Pae, nemad on hästi seda mulgi nime lugu uurinud ja päris mitmeid teadusartikleid sellest kirjutanud ja tegelikult see mulgi nimi on lihtsalt kui nimi on päris vana ja see on esinenud arvukalt üle Eesti, ka Põhja-Eestis ja eri nurkades. Ja Mulgimaal on ka teada juba 17. sajandist. Nii et midagi uut selles mulgi nimes ei ole. Aga kus see mulk tuli, ega siis mulgid ise seda nime endale ei pannud. Selle panid ikka teised, et see nagu ikka on, teised panevad selle nime sulle. Ja see hakkas just, me jõuame jälle sellesse talude ostmise aega, kui oli see talude kõrgostmise aeg, kui mulgid läksid. Need teised pojad, kolmandad pojad ja läksidki ostma sinna Tartumaa talusid. Ja muidugi Pae märgib ka veel seda, et on olemas temal niisugune info, et Kirepi mõis oli kõige esimest korda. See on Tallinn-Tartu või Valga-Tartu maantee ääres pärast Rõngut, kui te sõidate. Seal on Kirepi mõis. Seal on üks peatus ka ja mõisa ja selle kõrtsimüürid on veel püsti. Et vot seal kõrtsis öeldi esimest korda see sõna mulk välja, et kuradi mulk, tuled ja ostad meie talu ära, on ju. Et need olid tegelikult Abjakandi talud ja neid talu nimesid oli päris palju, aga osad olid hästi sellised pikad ja keerulised, aga vot kuna üks neist oli see mulgitalu, siis selle järgi hakati lihtsalt neid kõiki, kes siit Lõuna-Viljandimaalt tulema, et nüüd tulevad need kuradi mulgid, mulgitalust sai alguse, aga tulevad ja ostavad meie talud ära ja ongi kõik. Et selles mõttes ta on pandud küll natukene niisuguse nagu trotsiga või mitte heatahtlikult, et mulk oli see, kes ostis ära selle tartlase talu, on ju. Ja see just see nimelt, et see 70. ja 60. aastad, kui hakata lugema, siis tegelikult Postimehes ka on nii poolt kui ka vastuartikleid ikka päris palju, et see läks ikka päris teravaks, sest ega see elatustase oli ta nagu oli, on ju. Ja kui sa tunned, et keegi tuleb ja võtab nagu sinu käest selle mis õigusega või peaks sulle kuuluma, kuigi sul raha ei ole, aga sa oled seal võib-olla renti eluaeg paksnud. Siitä, kun mä tulin aikana oppaaksi Tarttuun. Et see oli nagu väga problemaatiline. Vot nii. Aga kas mul on nüüd? Ja siis et see on nüüd siis sellest mulgi nimest. Ja siis ma räägin natuke mõne sõnaga, räägin ka mulgi keelest. Aga sellest ma palju ei räägi, sest sellest tuleb teil eraldi loeng, ma arvan. Et kas kristi ja mulgi keelt. Et kui me räägime lihtsalt kirjakeelest, eesti kirjakeelest, mis on natuke enam kui 100 aastat vana, et normid on paika saanud. Ja eestikeelne ülikool tuli ju ka 1918, eks ole, hakkas Tartu Ülikoolis. Siis kui me räägime seda Lõuna-Eesti hõimukeelest ja Lõuna-Eesti keelest, siis see on tegelikult ikka olnud ju on palju
varem ja see murre on umbes ligi 1000 aastat tagasi juba hakkas kogu see Lõuna-Eesti. Tartu murre, Võru murre, Mulgi murre. Tartu murde alla on siis veel see Kodavere murre, eks ole. Võru murde juurde kuulub veel Setu murrak. Et siin on neid nagu veel lahknevusi on päris palju, aga see keel, no ma ei hakkakski seda selles mõttes kommenteerima, et see on olnud selline, ta ei ole tegelikult raske keel, mulgikeelest on nagu kirjakeel ei ole, et siin on palju nagu kirjakeelseid lähenemisi ka sees, on teatud oma eripärad, aga ma arvan, et see vajaks lihtsalt sellist ühte. Jaa, ma arvan ka, et just. Aga millest ma natukene ka räägin ja mis toob ka jälle selle sama teema, kui me rääkisime 70-ndatel, et siis kui Koidula oli ju samamoodi algselt Pärnus olid ja kolisid ära Tartusse, Jansen, papa Jansen, ja siis on tulnud, kirjutas ta selle näitetüki nagu Säärane mulk. Ja trükis ilmub see aastal 1872 ja seda on päris palju ju mängitud kogu aeg, et Säärane mulk, eks sadavakka tangu soola ja see, kes tangu soola ostab, on see õnnetu totukene saarlane, kes ei ole koolis käinud. Ja seal tulevadki kõik need probleemid ju välja, et kes on rikas on ju, seal tuleb küll välja, et ta tegelikult ju kiidab mulke taevani seal selles etenduses, aga kogu see sõjaväe kõrvalehoidmise teema ja kõik need sundabielud ja see hariduse vajalikkus ja kõik sellised teemad, aga tegelikult oli see nagu väga-väga hea, et ma julgen väga öelda, et öelge teine rahvakild, kellest on kirjutatud 150 aastat tagasi etendus, mis on tegelikult nagu meie ema ja ööbiku poolt kirjutatud, on ju. Mulkidest on selline kiidulaul kirjutatud tegelikult. Et mina olen selle üle väga uhke, aga ma näitan ka nüüd ühte pilti, mis tegelikult, see on nagu väga hea pilt, seda näitas meile ühel ettekandel või ühel seminaril tegelikult üks Velsker, üks kirjandusteadlane. Et Reet, tõmba nüüd siidi vihmavari üles, tõesti raha tuleme vastu. Siin on 2 pointi. Üks on see, et sa ikka tahad näidata, et sa oled parem, et sul on siidine vihmavari, on ju. Teine asi on see, et sul ikkagi oli seda raha, et see üldse osta, et üldjuhul ei olnud inimestel seda raha, et osta. Aga kui sul see oli, siis natuke siukest mulgiuhkust või siukest natuke niukest, siis sa pidid seda ju näitama ka, aga sa olid nii ihne ka, et ega seda kogu aeg ju ei pannud, et päike ju sõi ära selle varju, aga siis kui näed, et tõmba nüüd siidi vihmavari üles, tõesti rahva tuleve vastu. Et siin on nagu nii mitu kihti, et kui sa tead seda mulki, on ju, et siis mulle nagu meeldib seda ikka näidata, et mulk muigab, on ju, et sellest kõneldes. Ja nüüd me räägime natuke sellest, lähme aastas edasi. Me jõuame, et talud on peaaegu ära ostetud ja siis samal ajal oli tegelikult ju hästi kiire see raudteeareng. Ja Kitsarjoopmine raudtee, mis Viljandist Mõisakülla viis ja see ei olnud üldse ju pikk ja 45,8 kilomeetrit ja ta sõitis Orust Mäkki nii aeglaselt, et rahvast tuli vahepeal maha ja jutud ära ja läks tagasi rongi peale, on ju, et sellest on palju kõneldud. Et see Mulgi raudtee või Mulgi Ekspress, et see avati aastal 1897 ja 73. aastani ta sõitis, aga see on toonud kaasa tegelikult päris palju arenguid sellele piirkonnale. Üks on see sama Abja-Paluoja ja teine on see Mõisaküla. Ma olen siia välja toonud Abja-Paluoja, aga mitte Mõisaküla. Mõisaküla on ju tegelikult täpselt samamoodi, et seal oli vaja ju siis neid ronge hooldada ja erinevaid teenuseid osutada, et siis hakkaski see Mõisaküla ju arenema ja kasvas tegelikult peaaegu 2500-ni ja nii nagu see rongiliiklus jälle ära katkes ja kõik, et nüüd on ta jälle 700-750 peale vist langenud isegi see rahvaarv. Ja teine asula, mis sellega seotud on Abja-Paluoja. Paluojas oli kõrts ja siis Abja raudteejaama piirkonna ja selle Paluoja kõrtsi piirkonnas hakkas alles natuke rohkem, 130 aastat tagasi alles ju see käsitöö ja siuke väike ärikeskus avanema. Ja muidugi olid seal hästi, mis olid populaarsed juba varasemast ajast, olid need Alliste kihelkonnas seal abjalaadad ja nendest Liivimaa oli üks kõige suuremaid laatasid ja seal veiselaadad. Sinna tulid Riia ülesostjad ja ostsid loomad ülesse ja viisid siis hoopis Läti poole ära need loomad sealt. Ja Paluoja kõrtsi juures toimusid need laadad ja see oli põhiskokkusaamiskoht, et see Paluoja kõrts, seda on kutsutud ka juba taluperemeeste järgi mulkide klubiks, et seal olid siis oma tagakambrid ja kõik, et kui me seda Tõde ja õigustki vaatame,
siis et noh, selles mõttes, et kes on seal tagakambris ja kes seal eeskambris ja et seal juba see väikese hierarhia tuli mängima. Ja just nimelt neid lugusid on jälle kirjutanud sellest kandist siis August Kitzberg. Ja 2021, nagu te teate, on küll abjapaluja jälle pildil ühest pisikesest kõrtsi juurde tekkinud ja raudteejaama juurde kujunema hakanud kohakesest on saanud kogu soome-ugri kultuuriruumi ehk 25 miljoni inimese pealinn selleks aastaks. Nii et selles mõttes on väga värk ja 2 presidenti olid ikkagi avamas seda kultuuripealinna aastat, et ma ütleks selle järgi, et tehke järgi on ju. Et selline. Et selles mõttes oli see Mulgi Ekspress ja Mulgi raudtee avamine hästi oluline, miks ma tahtsin selle nagu ajajoonele kohe sisse tuua, et ta on muutnud hästi palju ja terved linnakesed nii-öelda on kujunenud siin selle baasil. Ja muidugi jälle, mis abjaga ka seostub, on see Abja linavabrik. Et ta oli ainulaadne kogu toonases Vene keisririigis. Siin on mõned pildid sellest, hästi emotsionaalsed pildid. Ja ta tegelikult tegutses Eesti Vabariigi alguseni, käesoleva praeguse vabariigi alguseni. Ja see oli see soojavee leotusega toorlina vabrik, esimene kogu Vene keisririigis, aga kujutage ette, kui suur oli Vene keisririik. Ja just tore lugu on see Mats Kissa, see oli siit Abja ja Halliste kihelkonna poiss. Ta õppis Riiapoe instituudis ja selleks, et ta saaks seda juhtimist üle võtta, siis pandi taluperemehed ka muideks, panid rahad kokku ja saatsid ta õppima veel Austriasse toonasele Pöömimaale, mis kuulus Austria koosseisu, et ta säälses siis Kriima tehases õpiks, kuidas seda toorlina vabrikut siis nii-öelda hoida käigus ja mida sinna teha. Nii et tegelikult see Mats Kissa on nagu hästi oluline isik, aga just see, et tegelikult suutsid need mulgid ka nii palju kokku võtta, et panna püsti üks kõige kaasaegsem vabrik, linavabrik terves suures keisririigis. Nii et selles mõttes väga tore on ju ja välja õpetada, et see hariduse teema tuleb ikka igatepidi välja. Aga Abja linavabrikust on terve raamat kirjutatud ja on samamoodi koduleht, nii et lihtsalt kui me räägime mulkide ajajoonest, et siis oluline on ta ära tuua, et mis etappi ta nagu märgilist rolli mängib, aga me ei saa, ma ei hakka pikemalt sellel peatuma. Ja muidugi on üks teema veel, mis on hästi oluline, on Liplapi kodumajandamise kool. Marie Sapas Liplapi talus 1910 kuni 1927 oli see avatud ja seal kui sa mõtled, et selle aja jooksul sai 568 noort inimest, noort naist seal haridust, siis need Liplapi tüdrukud olid koduperenaistena ja taluperenaistena ikka väga hinnatud. Õppetöö keskis 7 kuud ja ei olnud nii, et meie käime koolis talvel, seal oli vastupidi, et seal algas just aprillis ja lõppes saagi koristamisega, sest sul oli vaja ju perenaisi oskusi. Kõik perenaisi oskused, kõik, mis sinna juurde käisid. Seal oli oma viljapoaed, marjaaed, köögiviljaaed, lilleaed, mesilaad, pargid, et selle pilte, kui vaatad, et see on lihtsalt imeline. Ja ta tegutses, ta läks pankrotti ja ta ei jõudnud seal enam tegutseda, aga ta tegutses tegelikult päris pikalt veel erinevate nimede all Halliste kihelkonnas edasi. Ta on Abjas olnud täienduskool ja kodutööstuskool ja kodumajapidamiskool. Ja lihtsalt öelda, mis sellest on saanud. Pärast teist maailmasõda kasutati hoonet Ždanovi nimeline kolhoos, kasutas taluhooneid ja lammutas 54 maha hoonet. Eks nad siis lägastasid ta ära, sest meil on, kui me korraks räägime natuke häärberitest pärast, siis tuleb ka see teema, et tehti MTJ ja mida igades sinna häärberitesse tehti, siis raiuti suured aknad ja augud sisse, et traktor saaks sõita kohe saali ja siis saaks remonti teha ja kui oli kütet vaja, siis oli nii tore ju teha kütet, võtta sealt seinast osa seinu maha ja teha lõket siis kas või kus iganes. Vot. Aga nüüd me jõuame siis vabadussõjani. No ma olen siin välja toonud ainult Helme kihelkonna kindralid, sest Jaak Kihlak tegelikult ja ma jõuan ka Viljandi vabadussambani, aga neid mehi ja naisi on tegelikult meeletult palju, et kes seal vabadussõjas osalesid ja see on nüüd Mulgimaa panus näiteks ühest kihelkonnast, oli 3 kindralit. Soots, Jaakson, Lill, kes kõik olid ka ministrid. Jaan Soots on olnud ka Tallinna ülemlinnapea ja on ka öelnud hiljem, et mis linn see on, kus mulk linnapea ei ole.
tema oli hull, tema oli sõna otseses mõttes hull mulk, et tema oli ka üks algatajas, kes seda mulkide seltsi kokku kutsus ja seda mulkide liini ajas, on ju. Aga Aleksander Jaakson muideks on Jaak Joala vanaonu. Nii et selles mõttes Jaak Joala on ju siit meie kandist pärit, ta oma vanema ema ja vanaema, kes seda kasvatas, et nad on kõik ju siia Helme kihelkonnale maetud, nii et aga ja Aleksander Jaaksoniga olid nad siis sugulased. Ja kogu selles suures vabadussõjas on saanud 2 naist Eestist, Vabadusristi ja loomulikult olid need jälle mulgid, et ei ole mitte midagi parata. Üks oli Salme Bergman Ilmet, siis Kaupo Ilmeti pikaaegse mulkide seltsi sugulane, lähisugulane, kas tädi või vanatädi. Jään vastuse võlgu ja Anna Vares. Selle Varesega on tore lugu, et ta on olnud erinevate nimede all, ta on olnud Ronk ja mis iganes. Ja tegelikult Vabadussõjas olid üldse mehe nime all Peeter äkki, sellepärast, et ega naisi ei tahetud sinna väga võtta. Aga tema tahtis oma panust anda, aga just see, et see on tõesti Nemo turniiri küsimus. No, mina ütlen nüüd ka, nagu Kati ennem ütles, et minu vanaisa, siis Anna Vares on minu vanaema. No vot, sa võid ikka väga uhke olla. No, tegelikult ka. No on ju. Mul on temaga pilt. Sa oled osaliselt mulk siis ju. No täiega, jah. No võt, siis ma saan aru, miks sa Mulgimaa peremänguni jõudsid. Nüüd ma saan aru. Aitäh. No näed, maailm väike. Ja siis on Tartu rahust veel. Mul on 2 seda. Tartu rahust sõlmiti, nagu me kõik teame, 02.02.20. Aga põlise mulgina ei saa ma jätta jälle nina üles tõstmata, nagu see oli see mulk muigab ennem. Et ma näitan ka vahepeal pilti. 5 mees istusid laua taga. 3 neist on mulgid, kes sõlmisid Tartu rahu. Ja nii ongi. Ants Piip vasakult, Jaan Soots, Jaan Poska ja siis on veel see Julius Seljamaa ja Mait Püüman. Poska kohta on see, et vaata, teeme asja selgeks, et ta on sündinud Laiusel, eks ole, aga tema isa ja vanaisa, need kõik olid Tuhalaane kandis ja olid vallakohtunikud ja asjatasid. Aga see Poska isa koolist saadeti sinna Laiusele ja see, et ta esimesed 12 aastat elas Laiusel, ei teinud teda veel jõgevamaalaseks. Jõgevamaa sellel ajal ei olnudki üldse. Et kui sinu ema või isa, kes on kust pärit, siis juured on ikka seal. Nii et selles mõttes Poska on see Tuhalaane kant on ka üks väga põnev kant. Ja lisaks veel üks tore asi, mis siit öelda. Viktor Mutt oli kaasatud eksperdina sinna Tartu rahu sinna lepingu juurde ja see on meie selle Mihkel Muti vanaisa, nii et nad on siin mulgi juurtega ja Viktor Mutt oli diplomaat ja suursaadik olnud ja ka sõjaväelane ja kõik, kes ta on olnud ja Viktor Mutt oli ka sinna kaasatud. Nii et kui me loeme need nimed kokku, siis kes sepitsesid sellele Eesti Vabariigile selle Tartu rahu ja tegelikult on, mida ma olen ka veel eraldi ekstra lugenud. Ma tahaks seda ükskord setudele ka ütelda, et setudele kauples Setumaa Eestile välja Jaan Soots, meie Helme kihelkonna mees, mida nüüd tagasi hirmsasti tahetakse saada. Et kui Jaan Sootsi poleks olnud, ma ei tea, kas see Setumaa oleks juba siis saanud Eestimaa. Nii. Ja siis on see Tartu rahu on sõlmitud, et see oli üks väga võimas. Ja kui me räägime veel nagu selle teema, selle vabadussõja ja lõpetuseks, et mis see roll on olnud, et tegelikult kaotas elu üle 6500 inimese ja Viljandimaalt oli neist, Viljandimaaga, selles mõttes Mulgimaa oli ju Viljandimaa osa, Lõuna-Viljandimaa, eks ole, siis ja kultuurilisest Mulgimaalt kokku oli 800 meest, naist. Ja siis meie kõige suurem kujur, kes meil üleüldse on olnud, on Amandus Adamson, siis tegi tegelikult Vabadussõja monumendi 26. aastal. Ja see kuju, nagu me kõik teame, 41 purustati ja lõplikult hävitati 49 ja siis tehti parteimaja veel otsa ka sinna. No see on ikka väga selles mõttes, ma kujutan ette nendele tõsimeelsete Eesti hingedele võis ikka väga raske ja valus olla. Aga nagu me teame, siis praegu ju monument on otsustatud taas rajada ja just nimelt täpselt samuti selle Amandus Adamsoni taastada Amandu jooniste järgi ja piltide järgi siis selline, milline oli see esimene kuju. Ja mida ma võin ka öelda, miks ma selle siia välja tõin, et vana Viljandimaaga praegune Valgamaa Helme kihelkond või Tõrva vald on seda toetamas. Juba on olnud volikogust läbi käinud, et selle monumenti taastada. Nii et selles mõttes meie mehed ja naised on selle monumendiga seal seotud, mis seal olid. Võt nii, et see oli nüüd see aeg, kui me saime vabaks ja mis siis sai?
Tegelikult oli Eesti riigi ja oma talude ja oma laste koolitamine ja ülesehitamine oli loomulikult igasuguseid, ega siis kõik ei olnud rikkad, vaesed oli ka, ega siis see oli paratamatu. Aga seltsi liikumine oli hästi tugev ja 34. aastal loodi siis Tallinnas tegelikult mulkide selts, aga sinnadi olid kaasatud tegelikult kõik need laidonerid. Nad olid nii piiri peal ja vaata, suur mulgimaaks loetigi tegelikult ju ka 34. aastal kogu Viljandimaad ja selles mõttes olid sinna kaasatud vähem või rohkem kõik need Eesti, kes olid selle juhtimisega ja seotud. Nii et mulkide selts siis tehti sellel ajal siis loodi. Ja kui me räägime veel Eesti Vabariigi ajast, just nimelt see mulgi häärber, et kui see jõukus tuli, et siis loomulikult taheti paremini ka elama hakata ja sellest kujunes nagu omaette juba mõiste välja. Häärber, see on nagu tegelikult nagu Saksamaalt tulnud herbere, on ju. Et sellega loomulikult taheti näidata ka ühiskondlikku seisundit. Ega siis inimloomus ju ei muutu, et me ei saa öelda, et näed uhkuse asi, aga ühelt poolt taheti paremini elada, sul oli võimalik ja võib-olla taheti ka natuke näidata ka, et ma olen võimeline seda ehitama. Et mis seal oli põhiline see, et see suur saal, mis on nagu nii, nagu nende mõisamajadeski on, et läbi, kui sa vaatad ühest koridori otsast, siis läheb niimoodi uksed läbi erinevate tubade, jookseb nii-öelda läbi piki maja, eks ole, et sa saad vaadata. Ja olid kabinetid veel tulid juurde ja tuli sellised eraldi söögitoad, eks ole. Nii et aga sisekäimla ja vannituba, need olid veel ikkagi veel suhteliselt harvad, et need ei olnud tavalised. Ja siin on mõned pildid häärberitest. Mõned te tunnete ka ära, et üks on siin murri, mis on tegelikult ju ilusti taastatud. Nüüd see roheline all paremal pool ja mulgi hooldekodu, kus on praegu mulgi häärberis. See on siis linakaupmehe 1910 ja 1913 ehitatud linakaupmees endal. See on niisugune klassikaline, natuke peenutsev ja toretsev selline mulgi häärber. Nii et selline. Aga siis me jõuame aastasse 38. Ja vot seda ei ole mina teinud, selle on teinud Eesti Kirjandusarhiiv. Kust on pärit Eesti kirjanikud, teadlased, kultuuritegelased, poliitikategelased. Ja ma tuletan meelde, et kus siis Mulgimaa on, jah? Et vaadake seda kaarti. Ja see on ka nüüd ilmus hiljuti, sama doktorikraadiga professor Pae, kes andis välja Eesti atlase, siis seal on ka see pilt sees, et kust on pärit 38. aastal. See tähendab seda, et ühelt poolt see jõukus, mis tuli, et seda tegelikult ikka päris hästi pandi nii-öelda raha teenima, et lastel anti haridust. Ja kui lastel on haridust, siis on sul paremad väljavaated ja said seda riiki üles ehitada ja sa said seda kultuurilugu lüüa ja poliitikat teha, mida iganes, et sa olid nagu ikka väga väega velk. Ja siis on mul toodud ainult mõned pildid. Ega me ei jõua, sest kodu Mulgimaa ees on muideks mul väljas sadu. Et Mulgimaalt tuntud inimesi, neid on nii palju. Aga ma tõin välja näiteks mõned riigitegelased. Siit hakkame vasakult ülevalt minema. Siin on Ants Piip, siis on Jaakson, kindralmaja, siis on Akel, kes oli riigivanem ja hariduselt tegelikult silmaarst oli Halliste kihelkonnas. Toomas Hendrikud me teame kõik. Siis on Käbi Laretei isa oli Oskar Laretei, kes on väga ka suursaadik olnud. Siis on see sama Jaan Soots vuntsidega ja siis on Leensment, kes on kogu Punase Risti süsteemi rajaja Eesti esimese vabariigi ajal olnud. Ja siis on see sama Mari Raamat, kes on kodutütarte kogu selle süsteemi rajaja olnud. Nii et sellised võimsad tegelased. Ja kui me räägime nüüd teadlastest, ma olen välja toonud hakkame ülevalt, see esimene üleval vunts vasakul pool. Juhan Kõpp, ülikooli rektor 28–37 ja Eesti peapiiskop. Siis on Märt Raud, kes on tegelikult terve põlevkivitööstuse rajanud Eestis. See kõik, mis praegu Kohtla-Järve piirkonnas on, teda on öeldud Eesti oma Edisoniks. On võrreldud seda aastal 2012, 2002. Et ta on kogu selle põlevkivitööstuse, mis see süsteem rajati, see on Mulgimaa mees Märt Raud. Siis on see suurte kõrvadega paremal pool üleval. See on Bent Nurmekond, polüglott, kes kõneles 60 keelt. All on esimene prillidega härra vasakul lipsus on Hengelbrecht, kes oli pikka aega, ta on Tõrvakandis sündinud ja oli pikka aega Teaduste Akadeemia president, praegu on asepresident. Ja siis on meie Jaan Einasto, kes on minu kõrvalkülast.
Holdrest põhimõtteliselt pärit. Et Jaan Einasto ja nende sugulased elavad praegugi siinkandis veel. Nende talu on alles sugulaste käes. Ja nad, ma tean nende Einastote sugulasi päris hästi ja nad on ikka käivad suviti praegugi veel siin. Ja siis on muidugi Oskar Loorits, kes ühelt poolt oli paremal all prillidega, kes on ühelt poolt oli hästi nagu mitme konfliktne inimene, aga selline võimas, kui tema nagu liivlased, kes on uurinud, liivlased kummartavad teda tänaseni, kui ütelda Oskar Loorits ja see, kuidas ta on tegelikult sellest mulgiteemast ja ohvrite allikatest ja mütoloogiast ja kõigest kirjutanud, on tegelikult ääretult väärt materjal. See, et ta isiksusena oli probleemne, suured isiksused tavaliselt ongi kahjuks niimoodi. No ja siis ma tõin välja mõned kultuuritegelased. August Kitzbergist ei saa üle ega ümber vasakul üleval. Siis see koeraga on, siis kui ta Siberis oli, Nikolai Baturin, kes on ka kirjutanud mulgi murdekeelset luulet. Hendrik Visnapuu Eepikust, minu kihelkonnast pärit on Hendrik Visnapuu. Ta on kirjutanud ka neid mälestusi Mulgimaast päris palju. Hella Voolijogi, minu külast pärit, siit samast. Alakoolimaja. Nüüd on ta ümber ehitatud, alakool on praegu see. Siis oli ta kõrtsihoone, tema vanemad seda pidasid. Ja tema lapselaps on Heiki Toomioja, kes on ka sellest vanaemast raamatu kirjutanud ja Toomioja on ju suursaadik. Ja ta on käinud päris palju mitmeid kordi, kui on jälle juubeliaastad Voolijogil. Siis on ta käinud ka siin. Et oli ühelt poolt on need Niskamäe naisted ja nende lood, mis on ääretult populaarsed ja nüüd milles Tartu jälle hakkab Vanemuine just mängima, aga ta oli ju tegelikult poliitik ja teda on ka muidugi süüdistatud sellega, et ta tegi punastega koostööd ja siis on ta ju olnud Üleisraadio juht ja ta on nagu väga võimas ühiskonnategelane olnud ja ta on tegelikult ka ärinaisena olnud väga võimas, nii et ta on selles mõttes meeletu suure panuse andnud, üks väike siit kuskilt äärealadelt mulgi naine, see on uskumatu, ütlen ausalt. No ja siis on meil mõned Mulgimaa uhkused, siin on all Anu Raud ja Ants Taul on Mulgimaa uhkused, keda keegi ei tea, loomulikult meie Valdur Mikita Suistlest, Suistlepa poiss. Ja siis on siin välja toodud ka veel Herta Laipaik, kellel oli just hiljuti 29. jaanuar oli sünni aastapäeva. Tema on siit Hummuli kandist pärit ja Tõrvas elanud ja Karksi-Nuias töötanud. Ja, et ta on kirjutanud, ta lõi küll täiesti uue sarja kunstmuistenditega, aga ma tunnistan, et ma olen mõnda tema raamatut lugenud vist 5 korda ja ma ei väsi neist. Et need on nüüd väikeselt ülevaade, et kui suure, et kui me sellest pildist, valdavalt on tegelikult, me räägime esimesest kadunud inimestest juba, aga nende pärand vähem või rohkem ju elab siiani ja siis mõnedega jõudsime ka siiade aega. Ja nüüd me jõuame siis juba nõukogude aega välja. No selles mõttes Mulgimaast, minul koolis, meil oli hea eesti keele õpetaja, meil oli juttu sellest. Ja ma mäletan seda, et kas 80 või 81 tuli see säärane mulk välja Pärnu teatris. Ja siis oli see, et meie kodukülas oligi üks kanal, kus sai vaadata, siis oli vist küll nii, et kõik mulgid vaatasid seda säärast mulki. See etendus, kui see kanti telekas üle, sellepärast, et see puudutas seda teemat väga palju. Et mina nagu teadsin sellest, aga üldiselt sellest ei räägitud. Minu vend on rääkinud, vend on vanem, et tal oli koolis probleem, et tema suhtles palju vanemate inimestega ja rääkis mulgi keelt. Ja ta sai päris palju kahtesid ka, sellepärast, et ta kirjutas mulgi keeles ju. Aga eesti keeles, et see kirjakeele see nõue oli see, et see oli nagu mingi kodanlik pärand nende silmis, kuigi see tegelikult hakkas ju asi pihta juba hoopis tsaari ajal, aga nende silmis oli tegemist kodanlasega, seda enam, et nad olid veel rikkad ka olnud. Ja muidugi need häärberid tulid uued elanikud sisse ja läksid sovhooside kasutusse, et inimestega, nagu me teame, tegelikult väga palju õnneks ei saanud küüditada, sest sinna öeldi nagu ette, et tulevad. Ja üsna paljud inimesed, muideks, see ongi üllatav, et pääsesid ära, aga nad läksid Eestist ära. Väga paljud läksid Eestist ära või kui läksid Siberisse, ega nad tagasi tulla ju ei võinud pärast oma taludesse. Ja siis need suured talud oma suurte maalahmakatega jäidki sööti, et selles mõttes on see muidugi väga kurb. Ja veel kurvem on see, et kui sa vaatad, et kui tehti sinna, nagu ennem oli see Stanovi kolhoos on ju, et tehti MTJ sisse ja siis tehti sulle, saad aru, sa oled oma võib-olla 2 põlve ja rabanud nagu hull ja siis tulevad, tehakse mingi näiteks auk sisse, et traktoriga saaks sisse sõita, et ma saaksin remonti teha ja siis läheb see õli maha sinna ja kõik ja siis visatakse sulle need tööriistad sinna ümber, et see on siis sinu kodu, mis on sellest sinust alles jäänud.
Nii et selles mõttes olid need nagu kurvad ja noh, ega need häärberid ei ole väga palju taastatud. Lihtsalt ei jõua, see on nii kallis ja noh, nüüd on ja sul kaob see side ära, see läheb juba nii palju mitu põlve mööda, kui sa ei ole saanud seal elada, on ju, et noh, et siis kaob ka see side ära. Nii et selles mõttes ega see seis on nii ja naa, et noh, õnneks mõned on ju, ilusad pärlid on ikkagi ära ka tehtud, aga võiks olla, kui me teame piltide peal, missugused on võimsad ilusad talud on olnud, et paljud on neist, väga paljud on igaviku teed läinud ja neid enam ei tule ka. Vot, aga 90, kui me 34 see mulkide selts loodi ja siis nõukogude ajal ära keelati, siis nii nagu tuuled puhuma jälle hakkasid, vabamad tuuled, siis 1990 taastati mulkide seltsi tegevus. Ja nüüd me jõuame siis juba lõpuks. Nüüd oleme natuke pannud ka seda mulgikeelen raasike. Ma tean seda, mul oli kuskil vaja kõnelda mulgikeelen ettekannet ja siis mul oli lihtsam juba võtta sealt. Ja Mulgi instituut saab juba selle aasta 25 aastases. Imeline. Et tegelikult on Mulgi instituut ikka päris palju aastit olnud siin ja seda tööd on tehtu, seda on nii-öelda neid tulemisi ja uusi tulemisi on olnud, vabandust, on olnud päris palju. Aga 96. aastal ma mäletan, ma elasin sellel ajal Viljandis, kui see Mulgi instituut tehti. Ja samast ajast on tegelikult ka käivad laste folklooripäevad ja Laande Alli, müts maha, see aasta saab ka 25 aastat on ta teinud neid laste folklooripäevi. See tähendab, terved põlvkonnad on üles kasvanud juba nende Mulgimaa laste laulude ja folkloori sees. Need ei ole ju, ma ei saa öelda, et kõik, et kas on, aga nende väikest piskut on neile antud juba 25 aastat koolil. Ja et selles mõttes on see nagu väga võimas asi. Ja esimene Mulgi konverents jäi ka sellesse toonasesse aiga. See toimus Abjas. Ilmast oli see ka 96. aastal. No ja siis muidugi teda tööd on ümber korraldatud ja nüüd on ta Mulgi kultuuriinstituut juba 99. aastast. Ja järjest neid asju siis on ma siia kirja pannud, mida siis järjest hakati tegema. Kristi on meil, ma ei tea, kas ta veel on siin, aga Kristi on see, et see mulgikeelse uudise. Ne on ju iga tõisipäev ja üritusest saati Ilvese Kristi tiip neid. Ja selles mõttes, et see on juba 16. aasta, see on ikka väga vägev värk. Et meil on millest kõnelda ja et üks noor inimene, Kristi oli siis tollel ajal 25 aastane või 26 või, kui ta neid uudiseid tegema hakkas. Ei olnud viie. Ma ei ole. Jaa, 24 äkki esiki. No võt. Aga kella aig on siin võle, et tegelikult on juba 18.45 õige aig. Ahah, ma parandan kohe ära siin sellel. Jah, sest ta kogu aeg on muutnud, ta oli vaata 17.05 vanasti ja nii ja tegelikult, mida ma olen ka ära siin maininud, mis on oluline, kui presidendis sai meie oma miis, Toomas Hendrik Ilves. Sellest on palju kõneldu, et kuidas siis hakkasid Mulgi vallavanemad järsku Mulgi kuube tahtma ja et see ei olegi mingi nõme asi või mis iganes. Et ühesõnaga, et see Toomas Hendrik Ilvese roll on tegelikult olnud uskumatult palju suurem, kui me tahaks võib-olla isegi tunnistada. Ja sellepärast ma olen siia Uvenbesse ajalukku sellega siia kirja panden. Nii et ta ju oli ikka 10 aastat ja ta seda Mulgi kuube kandsis ikka päris palju vabariigi vastuvõttel ja puha. No vot, ja siis 2008 üriat juba Karl Pajusala Mulgi sõnastiku tegemise ja 2002 hakati ilmume Vitsanus Mulgimaa. See on ainuke aaleht maailman, mis on mulgi keelen, Täämbeseni. Ja jälle Ilvese Kristi tiip seda. Müts maha, tema paneb selle mulgi keelde, see on küll tarvastu mulgi keel. Siin ma tea küll, et ma karksin aase ja ütlevad, aga meie keel ja Helme kihelkonna kiil jääb siia hoopis katte vahepeale. On ju. Aga ikkagi vähem või rohkem, et meil on siin, need on meie oma sisemised nii-öelda pool naljaga, aga mulgi keeles on ajaleht järjepidevalt ikkagi ilmunud nõnda pikalt, et ega see ei ole alati kerge olnud. Aga see tegelikult, et Rahvakultuuri Keskus on seda pikalt või toetab selle väljaandmist, et see on nagu väga-väga suur sõna olnud. Ja 2010 oli esimene mulgi pidu ja nüüd, kui koroona lubab, aga ma kardan, et vist ei luba, et pääs tulema karksin see aasta. Ja siis on meil see mulgi vanempäev valimine ja mulgi auguse väljaandmine. Nii et need asju järgi tuleb. See on nüüd see uuem lugu. Ja siis Mulgimaa lipp, see pühitsedi siis 2013 juba tarvastun.
ja noh, see on nüüd seotud mulgi värvidega. Ja siin on veel raasike neid, mida siis on tehtud mulgi sõnastiku ja mis on olnud nagu olulised raamatud. Raamatit antes Prilla antis mänge ja raamatit välja ikka päris palju. Päris palju. Aga ma tõin siukse, mis on nagu märgilitse, et siuksed olulisemad välja. Ja see 2015 see veebiverat, jah, me teime juba lahti. Et mina 2014 tuli ja see oli mul nagu esimene asi ja ma ütlen ausalt, et mina elasingi seal Mulgimaa ees. Et mulle nii meeldis seda teha, ma tahaks seda praegu ka teha veel. Et otsida seda materjali ja kõik, et mis need kõik see ajalugu ja kultuurilugu ja need inimesed ja kõik, et see on olnud väga põnev. Ja Mulgi rahvarõivad, no 600 lehekülge. No Mulgi peab kõik kõige suurem olema. Ka rahvarõiva raamat peab kõige paksem olema. Ja nii ongi. No, on see vabandus, ütelda muud ei olegi. Ja 2016 oli meil Mulgi Aabits välja. Täheki ilmub meil mulgi keelen. Meil on Mulgi väiketootjate liit ja Mulgi märk, Mulgi värk. Mulgi märk on Mulgi värk. Minu mõttes on see väga hea sõnamäng ja igavesti lahe. Ja neid on järjest manu tullu. Ja nagu üteldu sai, siis 2021 on Mulgi Soome-Ugri päälinn. No vot, ja Täänpäesse päeva jõudsime juba. On meil ainult 3 valda, sest ma alla on kõik ühinenu. Vanasti oli 11 valda, minu all oli alla 11 valda, siis oli 10 valda. Ja kui määra tuli, siis jäi 3 valda. Ja umbes 20 000 on meid siin Mulgimaal. Nii et, ja no kelle juure veel on, aga Prilla elab meid Mulgimaal umbes. Nõnna palju. Ja mis me toome Täänpäsesse päeva kaasa? Me toome kaasa oma vanad rahvarõivad, see Mulgi pikk kuub. No see on ikka kuradima ilus küll. Ja mis on oluline tegelikult siit kaasa võtta on see, et Mulgimaal kandsid nii mehed kui naised pikk kuube. Mulgi kuube. Et üldiselt muidu naised väga sageli ei kandnud, aga Mulgimaal kandsid naised ka. Ja nüüd märtsis kohe peaks algama Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koostöös Viljandimaa Rahvarõiva kool. Kui ma nädal aega tagasi, siis oli registreerunud juba ligi 30 või ma ei kujuta äkki ette, et on ikka päris palju. Ja oodatud on ainult siis kindlalt Viljandimaa, siis vana Mulgimaa ja vana Viljandimaa, et rahvarõiva tegijad. Ja seal on nagu, pärast saavad selle eest kohta veel tunnistuse ja meistripapred ja kõik kokku, aga selles mõttes on väga tore, et me oleme neid, Eesti Rahvakultuuri Keskus on teinud neid rahvarõiva kuule Ermin hästi palju, Eesti Rahva Muuseumin ja Tallinnan ja mitmel puhul, aga nüüd tuleb ka siia Kuustüün Kultuuriakadeemiaga teeme ka siin Viljandi. Nii et kel veel huvi on, see jõuab. Aga ise peab valmis tegema rõva. Et see ei ole see, et sa õpid ainult, sa pead ise valmis ka tegema. Ja õpetades kanga kudumist ka, kõik asju õpetades. No vot, ja kus see kaaruspaal? No kui me räägime Täänpäest. No, kaaruspaal on igale poole topitu. Kummikudest, sokkest ja vihmavarjust ja tennistest ja igale poole. Ja mul oli ka siin pita vanadest arhailistest mustritest, aga ma võtsin välja, et saab liiga palju. Aga Mulgi mustrid on käinud ka 3 olümpial. Tehke järgi, ütleks ma selle kohta ja ilusad rõõva, kikk on ilusa rõõva, aga kahjuks ei ole mul endal mitte üttegi neist, mitte üttegi, ma ei tea, kus ma siis olin, tegelikult nad tulid ju alati müüki, aga mitte kuskil, kunnigi mul ei ole neid. Nii et see on mõnge äge värk. Ja millest peab veel kõnelema? No, ega seda Mulgi kapsit ja Mulgi pudru nime meie oma ises pane. Mulgi lätsime väljapoole, tegime Mulgi putru ja teised meie nimetasime teda veel siin Helme kihelkonnan igal juhul kärutädi pudreks. Ja Erta Laipaik on selle kohta looga kirjutanud, et kus see kärutädi puder tuleb. Et vana memmeke täheks Tõrva kõrtsimanu ja müüs seal vaene memmekene igal laupäeval kõrtsimeestele putru ja sealt tuli kärutädi puder. Tema kunstlegendide juures võib see ka mitte tõsi olla, aga igal juhul mina lapsepõlvest ka mäletan, et söödi kärutädi putru. Aga miks Mulgi puder? Et üks on see, et kartuli 19. sajandil alles tuli Eestimaale. Ja samas me teame, et tangud on hästi siuksed valgurikkad. Et 2 asja kokku, tööd tehti ju palju, aga kartuliga tegelikult toit oli ju lahjem. Aga kui sa paned grupi sisse, et siis sai kokku sellise tummisema ja niimoodi, et jõudis palju töötada. Nii et selles mõttes väga nutikas, Mulgi kapsad sama lugu.
ja siis on, mis on mulkide oma, no mulgikorp, seda me ka kõik teame, aga neid korpe tehti ju igate muudu ja iga pere, nii oli nagu igal perel oli oma taar, nii oli igal perel ka oma ju korp ja tehti kõige rohkem seda mannapudruga ja pühapäeval tehti kohupiimaga, paksu piimaga ja tehti ka kartulidega ja nii-öelda toidu ülejääkidega, siis midagi lasta raisku minna ju mulgil eriti. Ja siis on siin pilt segakamast ka. Segakama tehti kaerast või tehti odrast, aga mulgid olid need, kes hakkasid jälle ernit ja ube ja kõike sisse manu paneme. Saab tummisemp, siis jõudis jälle rohkem tüüteta. Et sealt on see mulgi segakama tulnud. Nii et meil ikka on, mille üle uhkust tunda. Ja mis meil veel tänapäeval on? 2 asja. Mulgimaa puuskulptuurid. Igan kihelkonnal on vähem või rohkem. Siis, üldiselt on mulgi kuupege. Et nad vajavad juba osad värvimist ja mõned ongi juba ilusti üle värvit. Ja mis me veel teeme? Mulgimustrilise bussiooote paviljoni. Selle eest me oleme palju kitta saanud, aga neid võis veel rohkem olla. Mulgimustrilisi. No võt, tund aega ja tettu, aitüma. Ja see on ka mulgimehe pilt, see, kes Karksi nuias seal veerekese peal elab. Enno, mis ta on? No. Enno Allik. Just. Tema pilt on minu meelest see kullerkupud ja kaev ja see on kuidagi, ma ei tea, see on mu lemmikpilt tema piltidest. Et kuidagi kodune. Mina lapsepõlvest just sükest kaevu mäletangi. Rakkeka kaevu. No nii, ja nüüd on küsimuse. Ma näen, et Jaanika on juba teinud terve vihku täie, aga tead sa, Jaanika kullake, kui sa räägid, ma anna andeks, ma lihtsalt ei suuda. Aga võta nüüd maha kuule see salvestamise osa. Aga muidugi on see, kui ma võtan ma võtan maha. Siis selle kinni.